Tervitus! Täna on juba laupäev, aga lõpuks näete, sain ennast video ette. Selle videoga ma võtan endale nüüd ka kohustuse tõesti iga nädal, kas kolmapäev või neljapäev, avaldada üks video või artikkel. Ma olen püüdnud seda teha, aga ma ei ole seda välja öelnud. Ehk siis teie ei tea seda, et ma olen seda lubadust andnud. Ehk siis mul on väga lihtne seda lubadust murda ja edasi lükata. Et praegu ma võtan siis endale selle kohustuse ja annan lubaduse, et ma iga nädal, kas siis kolmapäeval või neljapäeval midagi sellist ilmutan. Ja teist, kallid vaatajad, oleks väga tore saada tagasisidet ja saada ka väikest sisendit, et mis teemad teid huvitavad. Et jah. Et seekord näiteks, miks mu video tegemine venis, oli see, et ma mitu päeva muutsin, nagu mõtlesin, millest ma räägin sellest, siis tundus ei räägin hoopis sellest ja siin ma nüüd olen. Ja millest ma siis täna räägin? Et ma mõtlesin, et ma annan teile täna 3 moodust, kuidas iseendaga paremini läbi saada ja seeläbi ka teistega oma lähisuhetes. Et kummaline, eks, et mis see tähendab iseendaga paremini läbi saada. Aga tihtipeale me märkame seda, kui meil on suhtlemisraskused oma lähedastega, oma partneriga ja süüdistame neid, eks. Aga kust see kõik tuleb? See tuleb sellest, et me tegelikult oleme iseennast eiranud. Me ei saa iseendast aru, me oleme iseendaga vastuolus. Me oleme iseendaga pahuksis. Aga selle asemel, et seda näha, me tihti koormame ennast kõige igasuguste aksessuaaridega. Ehk siis meil on hästi palju tegemist, meil on väga kiire, me teeme uusi hobisid, uusi ärisid, uusi sõpru, käime, loome, teeme, kogu aeg jookseme. Et jumala eest ei peaks vaatama seda, mis minu sees toimub. Ja kindlasti paljusid see praegu ärritab, sest te ei taha nõustuda sellega. Aga kutsun üles lihtsalt rahulikult vaatama iseendasse natuke, võtma aega maha ja vaatama, mis seal siis on, et miks ma elan oma elu nii kiireks, et miks mul seda vaja on. Ja siit tulevad siis need 3 moodust. Number 1 on see, et kuula ennast, jälgi oma vajadusi, kuula ennast. Kuulamine on üldse selline asi, eks, mida me ei taha teha ju isegi teiste inimeste puhul, et me tunneme kogu aeg, et meid ei kuulata ja seeläbi me tegelikult ei taha ka teisi kuulata. Aga kust kõik algab, me ei kuula iseennast, oma intuitsiooni, oma sisekõnet. Et see on kõik siuke tundmatu maa meie enda sees. Ehk siis kuula ennast ja tõesti proovi häälestada ennast sellele lainele, et sa märkad oma vajadusi ja märkad neid vajadusi just siis, kui sa tunned, et sind mingi asi ärritab kellegi juures. Et üldjuhul see ei ole ju see inimene või tema see ütlemine või tegemine, mis ärritab, vaid ärritab mingi asi, kus sa tunned, et sinu vajadused ei ole rahuldatud. Ja kutsungi üles siis kuulama ennast ja oma vajadustele tähelepanu pöörama ja just sõnastama, et mis need vajadused on, vähemalt iseendagi jaoks. Teine asi on jälgi oma sisekõnet. Et tõesti palju on ju neid katsetusi nii veega kui seemnetega, et räägitakse veele ja seemnetele head juttu ja halba juttu ja siis mis sellest tuleb. Ma arvan, te olete kõik nendest kuulnud. Aga täpselt seesama toimub meie sees. Kui meie sisekõne kogu aeg mõistab meid hukka, kritiseerib, tänitab iga mingisuguse eksimuse pärast. Et kuidas me saame siis olla positiivsed ja luua positiivset, kui meie enda sees käib kogu aeg selline negatiivne mehhanism töötab. Hakka ringi tegema neid, kuula, kuidas sa räägid, pane kirja näiteks päevikusse ja vaata, et kuidas sa saaksid teistmoodi seda teha.
et kui sa oled midagi teinud valesti, et selle asemel, et ennast sõimata, et sa valesti tegid, mis iganes asi läks untsu et siis vaata, mis sa selle asemel saaks öelda ja kuidas sa ütleksid seda enda 3-aastasele lapsele, et kas sa sõimaksid teda või sa ütleks, et proovime järgmine kord paremini. Vaata, mõtle selle peale. Et sisekõne on hästi oluline. Ja sisekõnega seoses ma tegelikult kutsuks üles ka vaatama siis seda, et kuidas sa võrdled ennast teiste inimestega, et see võrdlemine on meil hästi sees, et tihtipeale me paneme teisi inimesi pjedestaalile, et nemad teevad midagi väga hästi või nemad teavad ja samal ajal, kus me ise oleme, et me paneme ennast mutta, meedia midagi ja nemad teavad, las nemad teevad, et me anname nagu vastutuse ära ja jah, see pjedestaalile panemine, et ma sellest teinekord räägin pikemalt, aga et see on ka selline üks sisekõne vorm minu meelest, mis hästi tihti on, et näed, mis tema teeb, mis mina teen. Ja 3. asi on see, et mõtle sellele, mis on sinu miks. Mis ma selle ajal silmas pean, on see, et miks sa tõused hommikul üles. Miks sa üldse lähed välja ja tegutsed, mis on sinu miks. Et kas see miks on nagu ajendatud sellest, mis teised sinust ootavad? Kas see on ajendatud sellest, mis sa arvad, et on ühiskonna ootused? Või tuleb see tõesti sinu seest, sinu sügavustest ja on ajendatud sinu enda isiklikust sisemisest põlemisest soovist midagi ära teha? Et mõtle, jaga oma mõtteid ja järgmine nädal uus teema ja järgmine nädal kolmapäeval muuseas on kõik naised oodatud naiste südameringi ja seekord räägime, mediteerime ja teeme harjutusi, mis puudutavad enda armastamist, endast lugupidamist. Aga kohtumiseni järgmine nädal.